Tere tulemast kuulama Konnakasti ja täna ei teeme intervjuud, või täna me teeme midagi natuke erilisemat. Ma palusin teil kõigil panna Google Formsi kummad võtted ja täna me arutame nüüd Marekiga läbi. Tere Marek! Tere! Et võtame kõik läbi, mina üritan nüüd natukene positiivsem olla, Marek võib-olla on rohkem negatiivsem pool, sest kui te teate meid inimestena, siis me oleme tavaliselt, mina olen see negatiivne pool ja Marek on see positiivne pool. Täna olen mina see rahvavaheline number 1. Ja mina üritan kaitsta teie argumente. Kuigi mõni on selline, mis on nagu nii ja naa ja mõni on päris huvitav. Aga ma annan Marekile üle, et Marek saab esimese argument ja esimese kuuma võtte siis enda peale võtta. Okei, esimene kuum võtte, öeldud sai, et ka siis ma ei tee seda mõtet negatiivsena või positiivsena, vaid ma teen siis konkreetselt seda mõtet maha. Mina üritan teha, et kas ta on hea või halb, siis see ei ole oluline. Minu jaoks on kõik halb. Nii, aga esimene. Pintslikrunt on parem kui spreikrunt. Sulgudes välja arvatud, kui on suured maastikujupid. Nii, mina siis kohe arvan, et see on halb võtta, sest et mis on oluline kindlasti jobimaailmas on kiirus. Ja me tahame nii kiiret kui võimalik hakata oma ilusaid mudeleid värvima ja kruntimine on siis ma arvan, üks kõige monotoonsem igavam osa. Me tahame siis kiiret sellega ühele poole saada ja spreikrunt on sel puhul kindlasti parem kui pintslikrunt. Kõige parem on, kui tõesti tahad, et öeldakse argument, aga spreikrunt ei pruugi saada kõiki alasi kirja. No, pole hullu. Neid kohti, kuhu see spreikrunt ei jõua, neid niikuinii ei ole vaja. Mina jällegi ei nõustu üldse sellega, sest algajana, kui sa hakkad need spreid kasutama, siis sa ei tea, kuidas neid kasutada. Ja tihti peale esimene asi, mis tehakse, on see, et spreitakse üle, sest sa pead hästi kiirelt törts laskma, aga samas on väga lihtne, lased korra peale ja sul jääb detailid kaud ära. Ise ma tegin aastaid panin pintsliga krunti peale ja mul ei olnud mitte kunagi ei tekigi hirmu, et peaks ära kaduma see detailsus või mingid mured tekkima. Mina ütleks pigem, et see on nagu, mina nõustun sellega, spreikrunt on minu silmis pigem üle hinnatud, kui sa tahad, võtta pintsiga saab, sul ei ole kiiret, sa võtad see mudelit nii mitu tundi värvid, krundi võib ka ilusti teha või ostame kõik airbrushid. Jah, tegelikult kui ma arvan, et airbrush on tegelikult see, mis laheneb ja tegelikult jah, et selle spreikrunniga on jah tõesti häda on see, et tuleb üle lasta, aga kiirus. Mina ei tea, minu jaoks on see võta on väga külm, ta nagu ega ta mingit suurt emotsiooni tekib jah, kuna airbrush on see kõige ja kes mõtleb, et talle nagu ei ole raha airbrushi jooks, siis äkki jätab 2 karpi ostmata ja tegelikult ju kiidetakse see odavad need Green Stuff Wordi omad on teevad ka töö ära, et sinna ei pea tegelikult üldse palju raha investeerima, aga ma arvan, et see on teine teema. Järgmine kuum võte on meil siis 40K on keerulisem kui ükski teine sõjamäng. Isegi kui reeglid on streamlined, on selle võlu seletada liiga raske. Jaa, sellega ka on see, et ta on üpris raske mäng. Hästi palju põhjustab just see, et reeglite segadus. Game Workshop on parandanud ennast seda, kus on nagu rohkem reeglid on sama mõttega, aga tihti peale on see, et ei ole sama termini kasutada, universaalsed terminid on olemas, aga neid kasutatud igal pool ja paljud reeglid on üks reegel on kirjutatud ühe sõnastusega ja siis on sama reegel, mis on 90% sama, paneb natuke teist juurde ja siis tekib küsimus, et oota, kuidas see nüüd peaks siis toimima? See tekitab palju segadust. Ja inimesele, kes alustab sõjamängust, siis jah, 4K-s on väga-väga palju reeglid, mida sa pead teadma ja tihti peale on see, et see koorreegli raamat ise on kohe juba välja tulles aegunud, mis on väga raske, sa pead minema kuhugi veebisaidile otsima neid erratasid asju, mis su armee on muutunud, kui sa ostad lihtsalt koodeksi, siis tegelikult olema ausalt sellest ei piisa. Okei, nüüd ma nagu rõhun jällegi, et see arvamus on minu meelest rämps, sest et siin alustatakse juba sellega, et on kõige keerulisem sõjamäng, mis üldse eksisteerib, et okei, ma ise olen ka väga palju neid mänge mängida, aga ma tean, et juba eelnevad editionid 40K-st olid kõvasti keerulisemad. Olles nüüd varem mängid 30K, väga keeruline mäng. Guild Team, olles mängid 40K-d, kohati Guild Team tuleb mulle isegi keerulisem kui 40K. Battletech ei ole mänginud ka, tundus ka päris keeruline, sest seal on põhimõtteliselt Exceliga pead järgi vedama, mis sul üksusel üles on, mis edasi. Et kindlasti ta ei ole kõige keerulisem. Vast isik, kes selle pani sinna, tõenäoliselt on see mäng, on tema jaoks esimene sõjamäng.
ja jah, siis sellega nõus, väga raske on sõjamängu minna sisse, vahet ei ole, milline sõjamäng see on, ma arvan, et iga sõjamäng tundub alguses väga-väga keeruline. Et lihtsalt ma arvan, et minust on ka see, jääb mulle suht külmaks. Ja ma pigem ütlen, ta on niisugune soe, ma enda jaoks mõeldes sedasi, kui keegi mulle ütleks selle praegu tänava peale vastu tulles, ütleks mulle seda, mis tundes tekitaks, ta teeks mind korraks soojaks, paneks mõtlema, aga jaa, selles mõttes siin on ka tunda nagu inimest, kes ei ole palju teisi sõjamänge mänginud ja minu soovitus oleks ausalt avarda maailmavaadet, proovi natuke erinevaid mänge ja siis sa näed, et tegelikult need erinevused on palju suuremad ja keerulisem mänge on tunduvalt rohkem ja see ei ole alati halb asi. Nagu ma rääksin enne mainis Battletech, siis Battletech on, jah, ta on palju keerulisem, aga mingil määral ka lihtsam, seal on palju rohkem reegleid. Aga samas sul on hea raamat olemas, kus on väga loogiliselt välja kirjutatud. See lehekülg on see, mine vaata seda, said jalga vilita, mine vaata, mis see teeb. Muidugi see tähendab seda, et peast ei saa väga palju asju mängida. Nii, liigume edasi. Sõjamängude maastik oleks palju parem ja mitmekesisem, kui Games Workshop mängud ei oleks nii populaarsed. Okei, maastik, väga hea teema. No, jällegi, mul on nagu probleem selle väitega, nagu, et GV on süüdi, et tema mängud on populaarsed. GV on ju otsu süüdi, et nüüd on, et ma saan aru, et siin mõeldakse kindlasti 40K, et 40K maastik on turniiridel need L-tähelduskujud. Okei. Kui me süüdistame GV, siis palun, kes ei kirjuta, palun vaadake näiteks, mis on see Lotri sõjamäng. Middle Earth Strategy Battles. Yeah. Suurepärased maastikud. Nad isegi müüvad, keegi ise müüb väga ilusat maastiku sellele. 30K maastik, suurepärane. Et ma arvan, et see populaarsus ongi see, et kuna ta on nii suur populaarsus, seda mängitakse palju ja inimesed tihti peale ei ole nagu, kes tulevad seal sobisse, ei ole niivõrd sees, et ka investeerida oma aega ja raha maastikku. Siis minnaksegi selle peale, et võetakse mingi suvaline see L-tähti, kuna see on kiire, tuleb mingil määral ka verituna võib-olla, kui tellida kuskil X kohastani. Ja siis ongi tulemus selline, kus me näemegi neid L-tähele kujulisi varemid. Et mina nagu siinkohal arvaks ka, et on niisugune nagu kesin võte, et tihti peal tegelikult maastik on tegelikult nende mängijate taga, kes seda mängu mängivad. Mina peaks olema siin positiivne, aga tõesti ma kahjuks pean nõustuma, sest mängija loob selle maastiku. Kui sulle, minule isiklikult, mina olen turniiri tüüpi mängija, kes tahab teha mingi turniir, mina tahan, kui me mängima hakkame, ma tahan, et meil oleks mõlemal sama võidu võimalus, me tuleme oma armeedega kohale, me teame oma reeglid, võidab see, kes mängib paremini, kes teab oma armeed paremini, mitte see, kellel on parem laskmisnurk kuskilt, sellepärast, et mingi tükk maastikku jäi panemata või mingi üks pool on täiesti avatud, siis see on umbes linn versus kõrb, et seal ei saa olla. Ja L-tüüpi maastik, jah, seda kasutatakse väga palju, aga see ongi põhjusega, see on lihtne, see on kiire, see võimaldab kõigile anda samad tingimused, eriti turniiri puhul. Ja ma tõesti ei saa aru, kui inimesed räägivad, et miks sa mängid L-tüüpi, miks ei pane seda või teist. See saab iga mängija panna. Meil on, tegelikult on igal pool need maastikud olemas. Sa saad kõik tuua enda sellised lauad, nagu sa tahad. Igaüks saab valida, millist maastikku ta tahab mängida. Ja kui inimestele meeldib L-tüüpi maastik, mis siis probleem on? Ja see ei ole, jah, nõustun Marekiga, ei ole GV tehtud. GV müüb ka ju väga ilusad 40K maastikku, tal on varemed, need äärmek maailmad asjad, kes ei ole näinud, siis Mareki lauad on alati väga ilusad ja see on puhas ju minu teada kõik GV maastik. Viimane laud, mis tegin, on puhas GV maastik, jah. Pluss mõned 3D print asjad, aga mõned on ka tellitud mujalt ja kokku pannud, et ei ole ainult GV-ast nagu ka, aga GV laudadest maastikust saab teha ilusaid asju. Natuke kallis on, aga obid ongi kallid. Muidugi, mis võidakse ka võib-olla, mis on kriitika võib-olla jah, on tõesti, et nagu koorreegites mõttes on jah, ainuke funktsionaalne maastikutükk on nagu see ruin. Aga tegelikult sellest saab väga lihtsalt mööda, et võtad selle ruini, teed näiteks metsa, on ka area terrein, saab samad kiiverid, samad omadused ja on jällegi pilt on laual ilus, aga funktsionaalsus ka seilib. Et maastikuga ei tohiks olla nii kinni selles reegistikus. Ja siin tuleb ka välja, et ühel mõeles peab nõustuma küll, et GV on tõesti on see suunamudija, kes nagu on see edition oma maastiku reeglitega natukene lahjaks jäänud, aga samas on näha ka, et kui ma mängin vähest inimestega, kes ei tea, siis nad isegi suudavad seda area terreini valesti mängida, kus nad paned mingi miniatuuri, paned ühe otsaga sinna baasi, paned sinna terreini peale, siis ütled, et tal on cover. Ei, tal on cover siis, kui ta on täielikult sees, siis tal on cover. Ja isegi üks lihtsaid reegleid,
suures vales mängida, aga ma isiklikult loodan ka, et 11 editionist tulevad meil kraatorid, asjad tulevad tagasi, et oleks rohkem võimekust. Värvimisvõistlus ei tohiks arvesse võtta, kui äge alus taust milline on, kui see pole just eraldi kriteeriumi välja toodud, näiteks diagraamide proovimise puhul. Mina olen see positiivne pool siin jälle. Ma ütleks jah, et pigem see on nagu nõustun sellega. See kõigil võiks olla üks kindlaks platnud taust, et kas sul on must taust, kas sul on mingi kindla värviga taust, sest tihtipeale ongi see, et sa vaatad seda miniatuuri, mis on võib-olla keskväraselt värvitud, aga see inimene on nii loov, et ta suudab luua nii ägeda ja põneva tausta, kus lihtsalt ongi see, et see miniatuur jääb nagu teisejärguliseks ja õhkkond on hoopis see, mis see tuleb välja. Et nõustun sellega. Nii, ja mina pean siis ütlema, et tuleks arvesse võtta. Võime ausalt ka rääkida. Ei, tegelikult on, see peab olema tasakaalu, sest et baas tegelikult on, millega ma nõust, et baas tegelikult on mudeli osa. Jah, kui see over the top minna, siis on, siis kaob see fookus ära, kui me räägime sellest nüüd, milles see baas tuleb selle karbist, ja teha selle raames, siis peaks nagu arvesse võtma. Sest minu Daughters of Khaine armee näiteks on see, et mul on see mudel ise seal peal, baasi peal on suhteliselt monotoonne lilakas hall, aga kui panna see sinna selle rohelise baasi peale, muru baasi peale, siis see nagu kohe nagu popib või torkab rohkem silma. Et mingil määral see baas tuleks siis nagu arvesse võtta, aga jah, nagu see ei tohiks olla määr. Kui ta alateadlikult annab selle mudelile baas juurde, see on kõige parem, ma arvan. Eriti tausta puhul, eriti kui mingi äge taustlood asju, mis ei ole üldse nagu selle miniatuuriga seotud, on ehitatud mingi diagraama selle ümber, mis ongi lihtsalt. Ja ei, see ei tohiks määrav üldse kuidagi olla, kui me räägime mingist, aga ma arvan, et tegelikult on seda üldse tulnud Eestis või kuskil on tulnud, okei. Ma olen näinud, inimesed meeldib ehitada ja see on tõesti tore näha, aga tõesti vahest tekib tunne küll, et ma olen ise ka neid miniatuuri hinnanud ja siis mul vahest ongi niisugune tunne, et kas ma hindan miniatuuri või ma hindan see terve pilti, siis ma üritan lõpuks seda miniatuuri hinnata, sest see üldine pilt on väga ilus, aga see ei puutu asjasse. Et selles mõttes minu jaoks on see hea soe võte niisugune. Ei, ta on nagu just on ta õige mõte, et kui on nagu võib-olla siis tuleks siis värvimisvõistlused, mis tulevad kriteeriumid kindlamini paika panna. Et see väldiks igasuguseid sellised olukordi. 2000 punkti ei peaks olema siis standard mängu suurus Games Workshopi armee mängudele. Need võtavad liiga kaua aega ja vajavad uutelt mängijat, et suurt ja rahainvesteeringut ja nii edasi. Ma arvan, et 2K ei ole default selle mõttes, et default on see, mida siis see kommuun ümbergi teeb. Meil vist on 2K nagu on, kuhu poole me pürgime, aga tegelikult näiteks mina viimasel ajal olen mänginud iga kolmapäeviti paar siin käinud, mina seal üle 1000 ei lähe ja saab väga edukalt mängida. Jah, ma saan, et 2K on ka standard, sest et GV teeb oma nagu parandusi reeglid selle ümber ja balansiks, aga ma arvan, ka teisi mänge saab väga edukalt mängida. Nüüd tuleb uus mission pakk välja, kus on siis ka 1000 mänguks on mõeldud eraldi ja nüüd selle rahakulu ja ajakulu, inimesed ei pea ostma tervet armeed korraga. Nagu sammu avalt läheb 2000 punkti läheb aastaga ja see on jumala okei ja fine, et ongi, et kui sammult minna, siis see raha ajakulu ei ole üldse nii dramaatiline, kui ta nagu esialgu tundub. Jaa, täpselt niimoodi ja üks asi ka, mida soovitaks siin on see, et kui sa ostad endale mingi hunniku karpe kokku, ära osta kohe 2 kokku, panegi mingi 1000 punkti kokku, ta ei ole värvitud, mine tee mängu, vaata, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, ära sunni ennast tegema see, et mul peab kõik olema miniatuurid alati värvitud, kui ma lähen. Ja üritustel me nõuame seda, aga üritustel on see, et me tuleme mitmes päevas kokku, me hakkame seal kõik värvima, me tahame kõik oleks hea aeg, seal lihtsalt ei ole valik, aga kui sa oled sõbraga mängima, sul ei pea seal värvitud olema. Proxid on ka väga okeid, anna minna. Ainuke asi, mida võiks olla 40K-l, mida tal kahjuks ei ole, tal võiks olla nagu Age of Sigmaril on Spearhead, mis on hästi tehtud mängusüsteem, mis on, saadki ostad ühe karbi, saad kohe mängida, saad proovida, saad aimu kätte, mis see mäng on. Ma tean, mõned ütleks, meil on ju Combat Patrol. No andkeks, Combat Patrol ei ole see asi. Combat Patrol tegelikult on hea, kui sa tõesti mängust mitte midagi ei tea. Jah. Selle mõttes sa saad ikkagi oma selle elamuse kätte, et sa ei tea, mis on toughness, mis on attack, mis on core, saad selle väga-väga põhja, ongi, aga teedki see ühe Combat Patrolli ära ja ostad ühe karbi mudeli juurde ja liigud edasi. Seda küll. et Combat Patrol selle, mis on nagu fight, ei olegi mõeldud selleks, et nüüd hakkame seda mängima või teeme turniire selle pealt.
siin veel üks kuum võtta. Kombatpatrulliturniiri ei peaks tegema. Ma nõustun, et meil tulevad väga kuumad võtad endalt juba. Aga jah, ja õnneks ongi nüüd GVL on tulemas siis need 1000 punkti kaardid, kus on see, et on ka väiksemad pandud. Aga miks ongi 2K standardiks kõiki turniiride suurte mängudel on see, et mingi osa, sa pead mingi punkti võtma, mille ümber sa balansseerid. Sa ei saa 1K ümber balansseerida, samal 2K ümber balansseerida, sa pead võtma ühe punkti ja selle järgi seda mängu otsustama. Kuna kõik turniirid on 2K, aga kõik see on standardiks, siis lihtsalt paratamatult võtame ka selle standardiks. Aga see ei tähenda, et sina ei peaks seda mängima. Jällegi, nagu ma ütlesin, see on sinu enda valik, kuidas sa mängid ja kuidas sa teed. Keegi ei saa sulle öelda, mida sa tegema pead. Nüüd tuleb üks väga äge arvamus. Nahhude vingute värvimata minide ja prokside üle, kuradi snoobid, osad inimesed tahavad mängida. Täpselt, mina olen ka väga selle pooldaja, teistel ei ole õigust öelda, kuidas ma mängin ja ma olen ise väga tõtti tundnud seda, kui ma mängin sel maast, kui minul on lõbus, vastasel lõbus, aga siis hästi palju tuleb seda arvamus, et jälle mingi L-maastik, miks te mängite selle peal, mis teil viga on, miks sa ei pane ilusat laudasid. Nagu, miks sa tuled ütlema mulle, kuidas mina võiks mängida, kuidas teha, kui minul on lõbus, see ei ole teie arvamus, see ei ole nagu ise. Ja võtan ka siit enda kuuma võtte, mida ma ükspäev mõtlesin. Kõige hullemad vingud on need inimesed, kes ei mängi ja siis nad on kurvad, et nad ei mängi, neile mäng ei meeldi enam, aga nad tahavad ikkagi olla osa sellest. Kas ma nüüd lahkan sinu kuurt arvamust? ei, kuidas ise tunned? Eks see mäng on muutunud, vaata, võib-olla ongi see, et kes kunagi mängisid ja enam mängi on, see mäng on muutunud ja ta ei meeldi neile, ja ta on oma aega ja raha nii palju investeerinud sinna ja siis tunneb, et ma saan ka tegelikult neist aru. Aga kõige lihtsam nagu ütlesid, tee oma asja ja kui sa teed oma asja, näiteks mina olen hästi just, kui nüüd Tom on siuke nagu kallub sinna nagu võistlusliku poole ja nagu kõik oleks balansseeritud aus ja siis mina kaldun sinna nagu siukse narratiivse poole asja poole, et oleks siis lugu taga ja oleks mudelid ilusad ja balanss on nagu võib kohati ka aknast välja minna, et kui sa seda asja teed, siis ka inimesed tulevad ka sellegi järgi. Et ongi, tee oma asja ja nüüd tuleb inimesi ongi, kes on sinuga samal arvamusel ja inimesed hakkavad koos sinuga samad asja tegema. Aga minnes selle kuumavõtte poole, siis miks me vingume? Võib-olla ongi siis rohkem minu kast. Miks me vingume ongi see, et mina tahan ikkagi ka endale oma sarnase mõttelaasiga mängukaaslasi. Ja eks kuna konnatiigis meil on siin neid mänge tegelikult ei ole nagu ilgelt palju, siis igal võimalusel ma tahaks ikkagi näha enda vastas ka värvitud mudelit ja tuleb siis julgustada neid, võib-olla vahepeal see tuleb edasi siis nagu vingumisena. Aga ei, kindlasti kui mina värvi mudelit, siis ma tahaks näha ka vastase mudelit. Proksid, kohati on fine see nii kaua, kui nad on universumiga kooskõlas, sest et olen näinud proksisi, mis väga ei ütleme ausalt välja, et proksi, mis oli lihtsalt suvaline karp, pandi lauale, et see on tank. See on karp, on ikka mingi 3D printe, mis tegelikult väga olustikuga sobi, et sellegi, see rikub minu seda immersiooni öelda ja nagu see ei ole see, mille pärast ma mängin, et ma ei mängi mängimise pärast. Ma mängin seda, et sealt tuleks mingi äge lugu. See ongi erinevad maailmad võrkud, sa mängin seda, et sa vaid mingi suvalise asja sinna baasile, milles ma saan aru, mis ta teeb ja mis ta on, minul ei ole probleemi, aga see ongi see, et sa leiad need inimesed, kellega mängida. Sa leiad need inimesed, kes tahavad elkujusid mängida, kes tahavad mängida võistluslikult, kes tahavad võimata ausalt lauda ja sa leiad inimesed, kes tahavad lugu jutustada. Meil on kõiki need mängijad olemas, sellepärast ei pea muretseda, kui ühed mängivad hästi tihti, mängivadki need elkujusid, et nüüd ongi terve mäng see. Ei ole, leia oma sõbrad üles ja sa saad koos mängida kõigiga. Magnus did nothing wrong. Ma arvan, et see on suke võib-olla siis mingi meemilõik sattunud siia. Magnus tegi kõik valesti ja ma kohe ütlen, miks. Ma nüüd väga Heresia loori puff ei ole, aga Magnus nagu tegi valesti seda, et esiteks oma suure isa käske eiras, et rikkus oma emperori põhimõtteliselt kõik plaanid ära, kogu see Heresia asi põhimõtteliselt nagu, et Horus sai teha seda, mida ta tegi, oli põhimõtteliselt oligi Magnuse süü. Kui nüüd Horus nagu natukene suunas Leiman Rassi tema suhtes vägivaldselt käituma, siis tema lihtsalt Magnus lihtsalt nutis oma toas ja vaatas, kuidas tema leegion lihtsalt tapetakse huntide poolt. Ja kui lõpuks siis ta Rasta maha võttis ja tegi oma Džinsiga lepingu ja siis tema lepingu tõttu hakkasid tema pojad, siis tema leegion hakkas muteeruma. Ja siis Ahriman üritas vähemalt seda päästa
ja siis noh, proksina ongi tegelikult, miks need tuhapoisid ongi, siis Magnus on süüdi. Magnus tegi väga palju asju valesti. Magnus tegi parimat selle informatsiooniga, mis tal oli saadaval. Eriti kui just oli saanud Emperori käest, kantsler nii käest kõrvetada. Kui Emperor oleks tahtnud, et tema primarhead langes kaosesse, ta oleks hoiata kaose eest neid. Kuule, selline asi on olemas, sellised maailmad on olemas. Magnus tegi nii hästi, kui ta oskas tol hetkel teha. Ta ei olnud, ta tegi valesti, aga ta ei olnud süütu, aga ta ei olnud ka nagu nii miim, kui nagu see arvatakse oled. Okei, kuidas sa kaitse seda, et Liimar Rast tuleb, tapab su kuradi koduplaneeti ja sina vist oled selle moopid. Ja see on Liimar Rast ka viga sees, et ta lasi ennast ka väga lihtsalt. Aga jaa, ei, Magnus tegi palju asju valesti, aga palju asju tegi ka teadmatusest. Kui Space Wolves poleks GV kirjutatud, oleks nad halb fanfiction. Ma alustan siin seda küsimust. Okei, ma nüüd jällegi norin nüüd selle sõnastuse puhul. Kui Space Wolves poleks Games Workshopi kirjutatud, no okei, Games Workshop ise kirjutanud, William King või kes seal raamatut kirjutab, oleks nad halb faktsioon. Eks siis siit mul on välja, et kuna GV on nagu ta tootnud, siis ta on hea faktsioon. Ehk siis see on see lause, mida ta ütleb. Okei, siis ma saan aru, võib-olla inimene mõelnud, et kui ta oleks mingisugune kellegi homebrew chapter, okei, ma ei ütleks halb, et come on, sul on mingi vikingitest inspireeritud ja Põhjamaade muistest kultuurist inspireeritud chapter, suurepärane. Näiteks on ju olemas ka Space Bearid, mida on üks tehakse kuskil YouTube'is, üks kanal teeb custom chapter, mis on siis inspireeritud rohkem siis keldi mütoloogiast ja ajaloost. Et ma arvan, et see kontsept kosmose vikingites, kes seda vuttidega on ju maru äge, isegi kui ta on halvasti kirjutatud. Või noh, selles mõttes, et ainuke asi, mis on halvasti kirjutatud Space Wolfi puhul, on nende nimi, kuidas nüüd kutsutakse Space Wolfi. Ja tegelikult on Vilka Vernrika. Jaa, siin oli puhtalt see, et ma arvan, et see inimene, kes pani nägi seda minu enda kuumavõtet, mis pani Black Template kohta, sest see suht samamoodi sõnastatud. Ja noh, puhtalt ongi, kui sa lased miimidele enda arvamust ainult maailmast mõjutada, siis ega sa midagi sealt huvitati tulegi. See on väga vanad ja tegelikult tihtipeale üpriski igavad miimid. See on jah, et ma saan aru, kus sul tuleb paljud inimesed võib-olla, kes ja ta huvita, see viitsis väga süvenda, siis see teadmine võib tulla nagu meemidest. Sest meemid on väga-väga moondatud. Et kriig ei löö ainult labidega ja ei ole nüüd enestaplikud tõpled ja nii edasi. Ultramariinid oli meeldi Excel ja Killimani ei käi Vreiniga. No see on vale, see on confirmed. See on loori osa. Seda on mingi ühe lause rääkinud oma vahel. See on fine, neil on baby. Neil laps juba olemas. Tommi enda fanfic. Jah, ma ei aktsepteerida teie mõtlemist. Ma mõtlen, GV teeb halba fanfictionit, et mina teen paremat. Space Marine chapterid nagu Space Wolves, Blood Angels, Dark Angels ei tohiks saada oma mudelite nii-öelda siis assortiid. See ressurss peaks minema juudadele nagu Votann või World Eaters, milles ei ole piisavalt mudeleid, et neid terveks armeeks kutsuda. Ma ei ole nagu nõus, et kui GV oleks tahte, et need erilised chapterid ei oleks erilised, siis ta poleks teinud nad eriliseks. Sest nad juba teises editionis, 3. editionis tulid välja oma nagu erilise mudeli selle variantidega ja on neid jätkanud kuni siis nagu 9-80. Ma arvan, et nendeks Space Wolfidel on rohkem fänne kui nendeks mingil Votannil ja World-Eateritel ja kes igas need X-Xenofactionid on, et puht ärilises mõttes on väga tark tegu teha toota neid erilisi Space Marine. Teiseks veel, mis ma ütlen võib-olla, et toodi välja Votann. Okei, Votann tuli välja eelmine edition ja see aasta pole olnud, või see edition pole olnud nende reliisi. Me ei tea, äkki need saavad tuleb range refresh. Ja tegelikult World-Eateritel ei ole tegelikult väike range. Nad saavad võtta päris palju koodeks kaose asju. Ma arvan ka, et see on külm võte minu jaoks, aga muidugi ma olen ka kallutatud, sest et ma mängin Space Wolf selleks tugevalt.
no ma nõustun sellega tõesti, et ideaalses maailmas pannakse GV rohkem rõhku nagu teistele faktsioonidega, nagu Maaret tõi väga hea pointi välja. Paratamatult sa võid naljatada, Space Marine'id on kõik, sul on Space Wolfid, sul on Ultramarine'id, sul on miljon tükki neid erinevaid chapter'id, aga point on sellest, et nende fännibaas iga chapter on suurem kui enamus nende Wotanil ja nendel teistel. Ja siis ongi see, et inimesed ostavad neid, nad tahavad neid erilisi mudeleid, neid huvitab see loor rohkem, inimestel meeldivad Space Marine'id rohkem ja kuna ta müüb ennast rohkem, siis ta tehakse rohkem mudeleid ja siis asjad jäävadki lõpuks tahaplaanile. Ideaalselt ma näeks jah, et need GV võiks võtta sammu tagasi, lõpetada mõned armeed ära, näiteks Wotan, Worlditega ma ei nõustu, nende range on ikka väga väike. Nad võiks need poolikud armeed ära lõpetada ja siis uusi armeed alustada. Praegu mõne armeega on ka nüüd tunne, et miks see teevad. Ja ma tunnen, et teevad seda Age of Sigmaris nagu paremini. Rohkem tuleb välja uusi asju, mis ei ole nagu seotud Stormcastidega, aga see võibki olla selles põhjusel, et inimesed lihtsalt ei osta Stormcasti, sest noh, oleme ausad, nad ei ole eriti ägedad, oska mu Stormcasti palun ära. Ei no, okei, ma nüüd võtke vaidle vastu. Ega ju mitte vaidle vastu, vaid aga AOS-i armeed on ka, enne karutasime ka tegelikult, et näiteks need Fireslayerid või Tatarskeni, nende armee nagu range on kohutult väike. Seal on mingi 3 millikarpi on võib-olla seal kest erilist asja, ja World-Eateritel ja Wotanidel on umbes sama, et noh, et keegi kuulda selle pärast. Aga muidu jah, ma olen nõus, et tegelikult World-Eaterite range on tegelikult väike, et see, et nad saavad kaasa koodeksi marine asju võtta, see oli niisugune minu väike kaup lihtsalt muu midagi. Nüüd on põhimõtteliselt 2 arvamust kokku pandud, siis nad on sama põhimõttega. Vormistatud alus on olulisem kui hästi värvitud mini. Sa ei pea tegema silmi või nööpe, vöökotte ja muid detaile. Aga pagan, tee alus valmis ja värvi aluse äär puhtaks. Raisk. Ja teine arvamus sinna samasse kohta oli, inimesed, kes panevad valmis sööde kanalisse värvinud alustada mudelid, on laisad ja teevad kanali koledamaks. Ainus aktsepteeritab poolika alusega mudel on seal kanalis, on kellegi poolt, kes tagab projekti lõpus kõigile korraga alused teha. Ja ma nõustun nende mõne punktiga, alused on mega olulised ikkagi, selles mõttes sa must alus ei näe üldse ilus välja, kui sul alus tegemata, siis see minu silmis ka see miniatuur ei ole valmis. Siis kui sa paned armee lauale, sa ei näe neid silmi, sa ei näe seda võõkotti, aga mis see kõiki neid asju kokku tõmbab, on need alused. Kui kõigi need samad alused, siis ta seob selle armee kokku ja see on väga suur asi. Sa võid ühe miniatuuri teha, okei, jätta see aluse tegemata, aga kui sul on kõigile aluse tegemata, siis see miniatuur ei ole valmis ja ütlen ka, et valmis seda kanalisse ta ei kõlba, ta on Vorbitooriumi asi. Jah, ma tegelikult nagu isiklikult nõustumusega, aga mul on ikkagi vastuargumentan ka või ütlen, et see arvamus rämps, et mille pärast sa neid mudeleid ostad, et kas ostad aluste pärast või mudeli pärast seal peal on. Selles mõttes, et sa võid aluseid ise ka lõigata endale ja värvida peal taha neid, et sa ei peagi mudelid sinna peale panema, kui sa ei taha. Teem paigas. Tehtud, mul ei ole midagi öelda, kui lähed, paneme kokku ära. Ei, aga jah, teie aus juures, mudel on valmis siis, kui ta alus on valmis. Ja, sa ei pea alusega palju vaevana, aga väga lihtsalt saab väga kiiret alust ja minule lihtsalt pasta mustaks, punane tolm peale, valmis, väga efektne. Aga ma tahaksin välja tuua, et minu jaoks see arvamus üpriski kõrvetab, sest see on tõesti selline mõnus, spicy arvamus, mida ma tunnen, et paljud inimesed oleks kohe, et ei peaks. Jah, see tegelikult oleme päris palju Discordis ka toonud tähelepanu, et ära paneme valmis söödesse, sest et alus on räpane ja värvimata ja must, et ja alus on tegelikult on oluline. Ja eriti siis, kui see äär ei ole alus osa või niimoodi on lihtsalt mingi värviplekk peale läinud ja sa jätad ääre värvimata, siis nagu see, et see on lohakus. See ei ole, eriti kui sa saad mõne inimese puhul saad aru, et okei, see äär läheb nagu aluse sisse, et see nagu osa sellest alusest, aga siis, kui on lihtsalt värviplekk, siis on nagu see, et kuule, palun tee korda nüüd, üritab välja mõelda, kuidas viisakalt öelda, et kuule, et see on kole. See on kole. Ei taha ju solvata, ei taha ju halvasti öelda kellegile ja niimoodi. Või peaks hakkama ütlema inimese ausalt välja, et kuidas mudel on kole. Minu mudelitel võite öelda, et tegelikult mulle öeldakse kogu aeg, kui mudel on kole midagi teinud, siis jah, siin Marek ütleb mulle mitu korda nädalas, et mulle teile koledad. Ma ütle kole, need teile looripärased. See on sama asi minu jaoks, minu hinges see sama asi. Nii, aga lähme edasi. Väga südamlähedane kommentaar mulle. Relvatorusid, ma parandan, vintraudasid, ei pea puurima. Peab, ma arvan, et see on iga inimese hobisti kohustus. Kui annab vähegi seda vintrauda puurida, siis ta peab tegema. Sest et ega mooldaine sa ei pea ka ju maha võtma. Aga kui sa need ju pealetad ja ära värvid, siis see muudel läheb suht prügi välja.
selles mõttes, et puuriga oma torus. Ma isiklikult poorin kõik oma torud ära, aga ma isiklikult näen ka selle teise pointi nagu selles mõttes, me ei pea miniatuurid midagi tegemas, kui me paneme ta laua peale, siis me see relvatoru ei ole näha, me ei näe seda, kas on puuritud või ei ole. Kui me mängime, see ei ole näha, ainuke koht, kus on näha ja tihti siis on ka võib-olla halvasti näha, kui me teeme pilti tast ja paneme selle valmis töödesse, et ma tegin selle valmis, on ilus töö, siis on see relvatoru näha, aga minu arvates see on tore lisa, mida teha, aga see ei ole kohe kindlasti kohustus, mida teha, et aga muud laen jah, see tuleb kindlasti eemaldada, seal ei ole mingit küsimust. Quality of man. Typhons, Karn, Arniman ja Lucius on palju huvitavad ja ägedamad kui nende vastaste kaose Legioni Primarchid. See on väga külm võte, siis ma kohe seletan, miks. Primarchid on sõna otseses mõttes issi probleemidega teismelised. Need on väga vähe aega elanud, kui nad Horus Heressi käib. Horus Heressi kestis mingi 4 aastat või mis ta kestis. Väga vähe. Ja nad on väga kaua vähe aega olnud. Need, kes temal võitlesid, need on juba enne neid juba Legioniga võitlenud pikalt, mõned juba maast saati võidelnud Emperor kõrval ja nagu tead. Ja nad kõik, nad on nagu, minu jaoks ongi nagu arengupuutusega inimesed, kes on nagu jäänud lapsepõlves jäi midagi puudu ja siis nagu täiskos on hästi niisugused emotsionaalselt rasked ja nagu ebaküpsed. Minu jaoks on praegu sellised. Ja siis sa paned kõrval nende, nagu selle, nende ägeda sõbra, kes on nagu oskab kõike teha, teeb kõike paremini, kõike vingemini, aga tema ei saa olla lihtsalt, sest temal ei ole lihtsalt, võib-olla ta ise ei olnud siis nii hea, et anda nii head geene, et saaks olla selline, et Emperor ei ole valinud neid. Et see on väga lihtne. Plus, teine asi nüüd meieks see, kui me ise loeme, meil on lihtsam samastuda, nad ei ole päris inimesed, aga nad on lähedamased inimesele, kui on Primarchid, siis Primarchid on üldse midagi muud. Meil on lihtsam samastuda nendega. Mina samastun küll Liman Rassiga. Okay. Aga kui ma nüüd jah, tõmmatud vahele siia, ma nüüd pean siis nagu vastu olema sellele, ütleme siis niimoodi, et kui meil poleks Primarch, siis meil oleks kogu seda ägedat loori kompotti, mis meil praegu on. Nad on üks loori ankrud, mis siis muudavad ja mudivad kogu seda kurssi ja isegi tänu 40K-s, kui me räägime nüüd tulles Horus Heresist välja, et loor tänu nende tulekule liigub pidevalt edasi. Kas ta liigub? Ajalises mõttes kuskilt peab ju tulema midagi. Kuskil nad peavad edasi minema. Gilliman tuli ja Gilliman tuli siis kes Kaal siis andis primaarised välja. Võib-olla mängu mõttes ja nõustuks võib-olla, et Primarchid ei tohiks üldsegi mängus olla, et see võib-olla oleks see point, kui mänguliselt mõelda. Jaa, ei, tegelikult see oli nagu minu üks, tegelikult ma tahtsin nagu ma täielikult nõustun selle kuma võttega, sest et minu meelest 40K-s ei tohiks olla Primarch. Nad võiks olla 40K suke müstiline asi, mis kunagi oli. Äärmisel juhul üks Primarch võib-olla, kes siis nagu juhiks seda, ongi Gilliman, aga tal ei tohiks mudelit olla. Et olekski see Abadoni nii-öelda nagu Nemesis või sükene ja Abadoni, Abadoni ka siis ei peaks olema nagu reeglid, et ongi 2 sükest antagonist oma vahel, kes siis oma vahel sõdivad, aga 4K-s ei tohiks olla Primarchi mudelid. Ja Primarchi ei peaks olema. Ja ma nõus siis ka, et ma ei tahaks, et Liman Rass tagasi tuleb. Space Wolfidel on need tegelased on palju ägedamad kui Liman Rass ise. Nii, aga lähme edasi. Games Workshopi hinnad on õiglased nii plasmassi kui skulptuuride kvaliteedi tasemel. Jah, suures plaanis nõus. Tegelikult kvaliteet on ja ei, ma pean vastu sulle olema. Ma ei ole nõus. ma ei ole nõus, kuna 3D printi... Ma võin ise siin vastu olla, sest ma tean, ma oskan vaadata teise vaatevinklist, olles võib-olla kasutada alternatiivseid mudeleid. Ja alternatiivmudeleid tegelikult on, kui arutame, tegelikult suures plaanis on nagu tegelikult kvaliteet on päris hea. Kui me räägime, et mingi suures karbis mudeletest, sa saad mingit impeeri kaardist, mingi 10 tüüpi, Inters 10 tükki ja need on marun okeid, mingi 40-50 eurot maksta. Aga see üksik karakter, kes tegelikult näeb samasugune välja, kui need tema sõbrad seal ülejäänud tema ei peaks maksma 30-40 eurot. Ei. Et selles mõttes, see on see ainukene nagu see hinna, kus on see, kus ma tunnen, et päris paigas see ei ole. Ja tihti peale ka on see, et ma ei ole kindel, kas see nagu sarkasmiga siia pandud või kuidas see on pandud. Aga jaa, et
selles mõttes me peame mõtlema selle peale, paljud, kes tulevad välja, ütlevad, et see hind on liiga kõrge, on see, et aga miks sa lihtsalt ei resiprindi? Aga nad ei räägi sellest, et kui palju tegelikult resiprintimisega on ka sul kemikaale, on ka ohtlikke kemikaale, mida sul kasutama, sul nipa, sul on enda resin enda ise, kõik pead hoidma, sa pead olema ventilatsioon, kõik, mis sinna juurde tuleb, sellest ei maini keegi sulle. Teine asi, resin on õrnem, kukub maha, plastik enam pärab üle. Ja puhtalt see, et kõik, mis mõtleme, workshopil on poed veel lahti, mis hoiab, kus uusi inimesi tutub, kõik erinevad projektid, mängud, asjad, reklaam, promomine, kõik need asjad maksavad, see ei ole ainult puhtalt see plastik ja see valamine, jah, kui ta teeb selle vormi valmis, see vorm on alguses metsikult kallis, aga pärast see plastik on odav, jah, aga see peab kõike muud vaatama, kõik suurt asja vaatama. Kas ta teenib väga palju kasumit? Jah, aga kas see on nagu ideaalne ka mingi keskealise mehele, kellel on piisavalt raha, et ei peaks ise muretsema või vaeva nägema? Sul muidugi, see on ideaalne variant olla. Igaüks valetab oma rahakotiga ja enamus meie jaoks on see Games Workshop asi on piisavalt hea, et olla seda raha väärt ja ma ei pea nägema vaeva, et ise mingid resini või asjadega jamama. Ja olema ausad, ainuke, kes konkurentsi praegu veel suudab pakkuda, on nagu Lasers and Dungeons, on päris oma plastikuga päris sarnase kvaliteedi juurde, päris sama ei ole. Teised skirmismängus, tegelikult kui sa vaatad, näiteks on see Marvel Crisis Protocol, nende karbid on praktiliselt sama hinnaga, 50 € 2 mudeli eest. Kvaliteet on sama, aga hind on ka praktiliselt kallime. Et selles mõttes tuleb vaadata jälle ringi, mis on ja mis ei ole. Nüüd tuleb minu lemmik. See on minu kõige kuumem võte ja selle ma nõhtun väga ja ma olen väga palju inimeste vahel vihjanud ka, et kuule, et äkki sul on probleem. Palju seim ei ole nunnu. See on tarbimiskultuuri manifest. Iga karp, mis sul kuu aega lahti tegemata riiulist tolmab, võiks olla keegi teise esimene armee, inspiratsioon või midagi sellist. Ma alguses panin siia kirja, et kuidas seda vastanduda sellele, aga tegelikult see, et ma nõustun sellega 100%. Palju shame on asi, mis paljud inimestel tekib sellepärast, et neile meeldib lihtsalt asju osta. Ma nõustun sellega, kui on soodukas, sa ostad mingi asja, et sa tead, ma kunagi kasutan, ma ostan soodukas ära, mis ma peaks tuleks rohkem maksma. Ja siis on teises otsas inimesed, ma kogun neid asju, mul on nagu terve tuba neid asju täis, ma kogun. No, kui need on kiles, lahti tegemata, kas sa kogud või sa lihtsalt paned oma mure kuskile teise kohta? No, ma siis üritan seda vastandust teha. Palju seim on okk. Ostmine on okk, sest et ostmine tihtipeale on ka hobi osa. Ja kui see teeb inimesele kõige rohkem rõõmu ja tal on raha selle jaoks, miks mitte? Las ta ostab, las ta kogub. Mina ei näe probleemi. Kui ta on rõõmus selle hunnikule, las ta olla. Äge. Aga mis on võib-olla ka boonus, kui sul on see suur hunnik kodus ja sul on suur palju seim. Sul on nii palju valikut, mida värvida. Tuleb tuju värvida midagi muud, ma tahan täna orke värvida, siin on mul see väike kaaskuldraka, värvin selle ära, ma tahaks nüüd Space Marine, ma nüüd tahan seda, palju seim on okk? See ei ole palju seim, see on pile of potential. Pile of potential, jaa. Tehke seda, mis te tõepoolest tarbige. Kapitalism on hea. Mina ei ole vastupidi maailmavaatega, kui sul on tõesti hull pile of seim ja tõesti on aastaid seisnud, seal ei ole plaani seal midagi. Pange müüki, keegi teine saab sellest rõõmu, sa tunned ennast ise paremini, kui sa mingi asjad maha müüd. Asjade ordimine ei ole okei. Vaadake üle, mis teil on ja kui sa oled tõesti, suudad normaalselt hoida, sa värvid ja kõik asjad ära ja teekutad nendega, super. Aga kui sul on probleem, tunnista seda endale, leia abi. Get some help. Ei, ma olen ka Tommiga nagu nõus tegelikult, et ma tunnen alati ennast nii hästi, kui ma saan mingi karbi värvitud oma kapist, sest see on nii hea tunne, kui mul see plastikunurk on tühi. Taktikalised kivid on ägedad. Nii, okei. Vaimuvaesed, kui me räägime konkreetselt kivist, võiks olla mingi ägedam seal, mingi masin, traktor. Mulle teised laibad ei meeldi, kui mingi teise armee nagu üksus on ta jala all. Mulle need üldel meeldi. Mul on raske seda vastu vaielda, sest et taktikas kivid on ägedad. Tihti peal on see, et need on väga hit and miss. Sul on miniatuure, mis on väga hästi taktilised kivid tehtud, kus on tõesti nagu välja mõeldud, kus ta läheks ja niimoodi. Ja siis mõne puhul on see, et ta lihtsalt nagu mul on praegu Kallidus Assassin kodus, kes maandub mingi pika takitisi kivi peale ja siis mul nagu kus ta alla hüppas ja miks sa selle varbaga selle peale nüüd maandub, et mis siin toimub, nagu miks see on niimoodi. On väga ägedaid taktilisi kivi, aga see on väga lihtne ka nagu labaseks minna, kus ongi lihtsalt suur kivi all ja siis mõtled nagu miks. Üleüldiselt nad meeldivad mulle, minu see miim oli natuke võib-olla liias, et kõik jälle üks taktikalise kiviga leitnad. Kuidagi pead nad esile tooma? Ei, kivid on, minust on, et kivid on okeid, kui on karaktermudel.
mida sul rohkem ei ole, kuna see kivi annab konkreetse poosi sellele mudelile. Ja kui sul on nagu karaktermudel, seda sul tihtipeale armees üle ühe ei ole. Kui ta tuleb sealt kitist, vaata, kus on sul üksus ja sul tahab mitu üksust teha, siis sul ongi mingi 3-4 tüüpi samasuguse kiviga ja samasuguse poosiga, et see on võib-olla selle taktikalisi kivi kaotab mõtte ära. Järgmine punkt on väga niisugune minu jaoks nagu täiesti sügavalt külm punkt, sest ma ei kujuta ette, kus kelle võiks tulla, aga ma loen ette selle. Kõige olulisem osa mängu puhul on see, kuidas oma kaasmängis suhtud ja kuidas see tema käitub. Kõik muu on teisejärguline. Ausalt öeldes see punkt kaitib ennast ise. Me oleme mõlemad seal toredalt aega veeta. Ma tulen välja, ma oleme 3-4 tundi mängime, ma tahaks hea aeg oleks, ma tahaks, et sul hea aeg oleks. Kui sa pakud mulle halba aega ja hakkad mingi lollusi tegema, ma ei tule sinuga uuesti mängima enam. Ma austan oma vaba aega piisavalt, et mitte raisata selliste inimeste peale ja õnneks siin kogukonnas viimasel ajal pole ühtegi sellist inimest kohanud. Kõigiga on väga lõbus olnud mängida. Kaasmängiga on suur inimene selles mõttes, et ma olen siin mängida, mitte mingit sõprust teha, et kõige olulisem reeglite teadmine ja nii, et vastane teaks minu reeglid ja enda reeglid. See, et ta ei tea minu katsa reeglid ja asju, siis see ei ole minu probleem, see on tema probleem. Ma turn 2 ära teibeldan, siis on hea päev. Ja õnneks sellised inimesed nagu suht ära kadunud, aga on olnud selliseid inimesi, kes nagu tõesti tunnevad rõõmu sellist asja, aga need on enamasti tihtipeale kipuvad ise ära kaduma, sest alguses on see, et inimesed oskavad mängida, nad saavad väga lihtsalt neile pähe teha, aga siis inimesed õpid mängima ja siis nad oskavad mängida, siis nad hakkavad ise pähe saama ja siis see rõõm kaob ära, kus nad said nagu lihtsalt pähe teha. Ja, tegelikult ütleb, et nagu kõige olulisem on see aspekt, ma tahaks öelda, et hobis on võib-olla, kui mängime sellest wargamingust, mis see läheb siis sinna mängimise, ma arvan, see sotsiaalne aspekt on kõige tähtsam. Jah, me tuleme sinna kohale sotsiaalset aspekti. Ja tihtipeale, mis on ka hästi tähtis, lihtsalt rääkige inimesega enam vastusega, millist mängu te mõlemad otsite. Kas te tahad mingi loori pärast mängu, kas sa tahad lihtsalt teada aegliselt, kas tahad mingi meemlisti proovida, tahad mingi turniiri ja laadset asja proovida, anna lihtsalt teada, et mõlemaks. Kõige tähtsamaks see, et sina ja vastane saaks mõlemad aru, mis teie ootused sellest mängust on. Siis te saate paremini paika panna, mis te enda tunded on. Ja enne mängu ka, kui oled näiteks turniiri, rääkid läbi, et kuule, hei, räägi kiired, mis su kotsa momendid armees on, ka mida sa teha saad, küsi lihtsalt küsimusi. Ja siis sul on endal parem mäng ja vastasel on parem mäng. Nii, nüüd on selline spicy. 40K ei ole hea mäng. Ma siis ütlen, miks ta on hea mäng. Eks ta on põhjusega kõige populaarsem mäng. Et võib-olla ütleb midagi. Aga tegelikult, miks mulle 40K tegelikult veel meeldib, on tegelikult, et tal on päris mitu tahku, kuidas seda mängida. Tal on reeglistikud on, et teda saab mängida nii-öelda competitive'i, on ja. Tal on oma crusade ramastikene. Kui võtta natuke vaevana, siis saab teha pool semi-narratiiv mänge, kus genereerida käigult endale missioone. Et tal on nagu mitu tahku hästi palju. Ja mulle just see meeldib ka, et ta on elav mäng tegelikult. Pidevalt tuleb uut infot ja ta areneb kogu aeg edasi, tuleb uued mudelid, ta ei ole üldse stagnatiseerib. Okei, palju teevad näha seda miinusena, aga mulle meeldib, et ta on elav mäng. Ma nõustun selle punktiga mingil määral, sest eriti inimeste puhul, kes on tulnud 8. ja 9. editionist, ta on praegu faasis, kus ta veel täpselt ei saa aru, mis ta tahab olla. Ta liigub sõjamängu stimuleerimisest lauamänguks rohkem. Ta ei ole nagu enam niisugune, kus on see, et okei, mis nurgalt sa mind vaatad, kuidas ma simuleerin seda niimoodi. Ja see palju inimeste jaoks nagu tekitab pettumust, et kuidas ta muutumus on, kuidas ta on liikumas teises suunas ja ma saan aru, see on raske, aga selle jaoks nad ongi hoiavad 30K tegelikult elavana. 30K on see mäng, kus sa saad rohkem seda fluffi teha, saadki teha rohkem simuleerida, et okei, suured armeed tõesti saavad kokku suured armeed, mitte ainult paar üksust. Saavad kokku ja pole probleemi. Aga praegu ongi ülemineku periood, ma arvan, 1 decision, ma arvan, ta loksub ennast paika, siis 10 on näha, et 9, ütleme 8 alates on näha, et kuidas nad on muutnud ja oleme ausad, 4K on praegu palju populaarsem, kui ta mõnega oli tänu nendele headele reeglitele ja ta on elamäng ja kuidas nad reageerivad. Siin pead võib-olla enda käest küsima, kas 4K ei ole hea mäng või 4K ei ole enam minu jaoks hea mäng. Mis on see, mis mind selle mängu juures häirib? Ja 4K-s rääkides, Warhammer 40 000 on liiga palju statse ja veeretamist. Okei, ma üritan seda punkti natukene. Tegelikult ta läheb selle teise aspekti vastu, mis me rääkisime. Et oli see hot take, et on keerulisem kui ükski teine sõjamäng. Et ma arvan, et seal on need vastu argumendid on suhteliselt samasse paati lähevad. Minu mõist võiks rohkem olla reeglid ja statse. Minu mõist üks asi võiks vähendada, rerollid võiks vähendada.
jah, okei. Tehke asendage reroll veel rohkem reeglite statsidega. see ma olen nõus. ja minu jaoks on lihtsalt see, kui ma mängin Battletech'i, no viimasel mitte nii palju, aga ma tahaks rohkem mängida. Battletech'i sees, mitte ühtegi ümberveeretusvõimast sul ei ole. Sa veeretad ära, see on su tulemus kõik ja sa pead leppima. Vahest ongi, viskad ära, et see on 2 täringuga visatakse, 2 täringu kasutatakse kogu aeg. Viskad ära, vaatad, 1 ei puudu. No nii napilt, no ei ole midagi. Läks mööda, kõik. Eluga edasi ja see tihti lööb nagu lõbusad mängu. Aga jaa, kellegi, kui sa arvad, et 40K on liiga raske, ma soovitan korra proovi lihtsalt teisi sõjamänge. Meil on päris palju inimesi, kellega sa saad lihtsalt ühendus võtta, et hei, ma tahaks proovida ja sa ei pea ise mitte midagi ostma, tooma, no tood kohale hea meelega näitavad. Avarda oma maailmavaadet ja proovi erinevaid mänge ja siis vaata, tule tagasi, vaata, kas 40K on ikka nii raske mäng. No mingi oli populaarne ka need one page rule'i asjad, et tegelikult need on nagu kõvasti veel rohkem streamline'itud. Et need ongi võib-olla sealt alustada esialgu ja siis edasi liikuda. Nii, 8 millimeetrised mängud võiks popimad olla. Mida sa ütled siis? No, ma olen siis ei võiks. ma olen positiivne, jah, võiks küll olla. Ausalt öeldes kõige lihtsam see, et need mängud on populaarsed, mida mängid ise teevad populaarseks. Kui sina oled juhtiv jõud see mängu taga ja sa näitad kogu aeg, kui lõbus seda mängida on, kui lõbus sul teistega on, sa postitad selle kohta, sa räägid kogu aeg selle kohta, siis inimesed tulevad, inimesed hakkavad huvitama, kuule, kas ma võiks ka proovida seda mängu? Aga lihtsalt öelda, et hei, mängime 8 millimeetris mänge, vaikus. Keegi tule, keegi viitsi, keegi taha investeerima hakata, näita juba, et kuule, meil oli lõbus, mängime seda. Ja see on kõikide mängudega niimoodi näidanud, et sa pead ise juhtima seda asja. Jah, tihti peale inimesed tuledki juurde, kus juba on, ehk siis nii-öelda passiivne rekruutimine ka, et avalikult mängida neid ja igal pool, et see on see, mis toidab. Jah. GW skirmismängud on paremad kui nende armee mängud, aga kuna nende mängimiseks vaja vähem plastikut, siis GW teeb skirmismänge pigem ainult hüppelauna suurte mängudele. Näiteks on toodud Spearhead, Combat Patrol või suretab mängu ajapikku välja, Warcry, Wartime. Ma üritasin seda punkti kuidagi enda peast kaitsta, aga see on nagu 2 osas nagu... Need näited lihtsalt, kallis kuulaja, kui sa need näited tõid, palun mõtle midagi parem näite välja. Spearhead on väga populaarne hüppelaud ja ongi, ma ei ütle, et nad paremad on, nad on lihtsamad. Nad on lihtsam õpitavad, on kergem selgeks saada. Spearhead, Combat Patrol on hüppelauad. Jah, ma nõustun sellega. Aga ta ei ole välja suretav mäng. Warcry võib-olla ei ole populaarne. Warcry, kõige lihtsam ongi vaadata, kas GW suretas selle mängu välja või mängijad ise lõpetasid mängimise ära. Sest kui meil lõppes see Warcry tuum ära, siis see Warcry tuli uus edition, tuli karpi juurde, uusi karpe tuli juurde, kõik asju tuli, tugevand tuli siiamaani juurde. Aga inimesed ikka ei mängida enam. Ja kui me Mordheimist räägime, Mordheim on 2001 aasta mäng. GW on, see on üle 20 aastat tagasi oli see mäng olemas, natuke mõelda. Kui sa tahaks uuemalt näidata, siis meil oli jah, see lennuki mäng, mis oli see 8 millimeetrine Aeronauticus. Selle nad tõesti suretasid välja, aga jällegi, ma ei näinud kuskil seda populaarset. Küsimus tekib see, kas GW suretab ise mänge välja või lihtsalt meil kaovad mängijad ära. Kes on see? Sest GW on firma, tema tahab raha teena. Kui sina tema mudelid osta ja ta vaatab, et keegi mängi seda, miks toetada seda mängu? Jah, põhimõtteliselt minu vastargumendid olid ka, mis nüüd Toomas välja tõi. Et tegelikult, ma mõtlen, Spearhead ja Combat Patrol tegelikult on 40K ja AOS osad. Nad on armee mängud, nad ongi mõeldud, et sa hakkaks mängima pärast seda mängu. Nagu ütleski, Warcry, Kill Team, Necromunda, kõik elavad teie rinnal veel. Yeah. Et lihtsalt meie siin Eestis võib-olla ei mänginud nii tihti ja lihtsalt, see on jällegi, peab peeglisse vaatama see ühesõnaga. Jah, endasse, sest Necromunda näiteks on väga skirmismäng ja see on väga-väga populaarne. Aga jällegi, meil siin kohalikud mängid. Kui ma hakkas mõtlema, mis mängud on, võib-olla, Adeptus Titanicus, see liideti teise mänguga lihtsalt kokku. Tegelikult see Adeptus Titanicus tõid välja ka selle aerodünaamika asja. Aeronauticus. Jah, see läks ka sinna Legios Imperaalisse nagu enamusmudelid neist, mis sai viia sinna. Et nad kahte mängu hoida. Jah, nad elavad siis seal ühesõnaga. GW, Games Workshop uuendab oma reeglid liiga tihti. Osade fraktsioonide raamatud tulevad välja vaevalt mõned kuud enne uut editionit. Jällegi see, et GW uuendab oma reegli liiga tihti, ma näen seda positiivsena. See mõttes, et see mäng elab, mulle meeldib elavad mängud. Ja raamatud tulevad välja mõned kuud enne uut editionit. Nüüd see valusalt mõjutas, see ongi see, kui mindi 90-ndasse. See mõjutas valustusest, sest et need koodeksid muutusid nulli.
me teame tegelikult nüüd 10. koodeksid lähevad edasi 11. On öelnud seda? Ja nad on seda. Et see ei nagu ei... Ja samuti 8. ma läksid 9. ka. Ja seda ma mäletan. Et ja mingid koodeksid omal ajal käisid mingi 13. Et tihti peale editioni vahetus ei mõjuta tegelikult seda, kas su koodeks on väljas või mitte. No ei, kurb on muidugi, et kohe ei saa, aga ma saan aru, mis nad teevad niimoodi. See on jällegi äriliste põhjustel, et nad müüvad rohkem ja nad business. Muidugi oleks äge, kui edition algust tõuks kõik koodeksid välja ja kõik äge. Aga kahjuks see business käib niimoodi. Ja me ei saa ainult öelda, kui me räägime põhiliselt Warhammerist, siis tegelikult on teistes mängusüsteemis tehakse täpselt samamoodi. Ajapikku lastakse välja, sest siis on see, et firmana sa saad näidata, et sul on kogu aeg midagi tulemas, sul on kogu aeg uus toode lauas, mis nagu hoiab seda aksina üleval ja on tulemas. Muidugi, kas mul on tore? Ei ole. Ma ei ole nõustunud sellega, aga see on pigem väga leige võte, sest ma usun, et võib-olla nüüd, kus on nagu maailm selline, nagu ta on, need tariifide asjadega niimoodi, võib hakata GameStop tõsiselt vaatama digitaalsete reeglite peale, sest Ameerika on üks väga suur turg, meil on väga palju turniire ja kui nad ei tea täpselt, kas nad saavad need raamat sinna sisse viia, reeglid viia, siis ongi see, sul lihtsalt digitaalselt pakkuda, kus sul ei ole tariifi reeglite peal. Ja need raamatud pakuvad ikka samamoodi, aga lihtsalt tehke see äppi subscription, et sa saad kõikide armee reeglid saad lihtsalt sealt, et see loor või pildid saad võid osta eraldi, kui tahad, aga kui sa maksad mingi 10 eurot kuus või midagi särast, siis et sa saad, et saad oma Warhammer plussi ja vaadata teiste armeese reeglid, et super toode oleks see. See oleks väga super toode, ma võtaks kohe. Nüüd on üks väga, ma ei teagi, kus maailmas inimene elab, aga turniiridel võiks tohtida mängida armeedega, kus on rohkem kui 0%, väike protsent, 3D prinditud või teiste firmade mudelid. Ma ei tea, kus maailmas see inimene käib vist Inglismaal mänges on Warhammeri turniiridel, sest Eestis ma ei tea ühtegi turniiri. Mabrik ühe korra pani selle välja, et seal võib olla ainult nagu Games Workshopi plastik, aga seal on see ka, et ma saan aru, nemad müüvad mudelid, kui uus inimene tuleb vaatama seda turniiri, et siis on see, et äge mudel, kus ma seda osta saan? Sa ise 3D printisid, see on halb. Aga reaalsus oli see, et mitte keegi vaadanud seal neid. Tänni vaadanud seda, kas oli GV oma, kas oli mingi teise oma. Segent Reval ei bloki üldse sellist asju. Tartu poisid ka ei bloki seda asju. Ma ei näe, et see Eestis oleks probleem. Ma isegi välismaal ei näe seda probleemi. Ainuke koht on Games Workshopi enda Nottinghami turniiri, kus on tõesti see, et põhimõtteliselt teevad oma suures saalis seal, et see on tõesti, et sa tahad need mudeli müüa, aga ja mul on ka, kus see nagu korraks, võib-olla ongi see, et on korraks nägi, et Mabrikul on, siis tuli see korraks sinna Discordis meil ka teemaks, et mis nüüd saab, et aga tegelikult see on arusaadav, et ta on pood teeb turniiri, siis ta tahab nagu ikkagi, et mängitakse ja kõik, oleks toinud, et ainult GV tooted, aga ta ei olnud ainult võimalusi, et lihtsalt, et mingi protsent peab olema, see on fine. Ja mul on tunne ka võib-olla, et meil üldse seda niimoodi läbi, vaid pigem see, et nägid, et Games Workshop turniiri tegid, võtame ka, või nad võib-olla ei mõelnud sügavalt läbi, et miks see nii on. Jah. Arvestused turniirid, enamus turniirid, mis Eesti tehakse, on tegelikult üritused on kõik ju meie enda tehtud, kommuuni liikmete tehtud, ja kui sulle ei meeldi mingi üritus, siis sa võid alati ise ju, kas minna kuskile tiimi juurde anda oma mõtteid, aidata korraldada, või siis teha ise teist oma üritus. Ma ei tea, see võib olla ka, et tehk ise, aga nagu fancy võtab üritusi, aga lihtsalt söke, et hea meil on turniirid ja vahet ole, mis seal reeglid on. Et kui toimub üritus, siis on ja on ka teine teema, aga selleks. Liigume edasi. Oma mudelite aluste mustaks jätmine on okei. Siis ei teki olukorda, kus alus on ühe temaatikaga ja lahinguvälja matt teisega. Ma ei ole nõus, absoluutselt ei ole nõus, sest et kui sul on kui sul alus on tehtud vähemalt ühte tooni või mingi see temaatikaga, siis ta vähemalt kindlasti ühte sorti matiga sobib. Kui sul on must, siis sobib mitte millegagi. Ma just mõtlesin, kus me musta matiga mängime. Kas mõtleme selle peale, ma ei tea ühtegi musta matte. See sobib mitte millegagi ja see mudel lihtsalt kole. Põhimõtteliselt enda argument on, siin kahjuks ongi su kuule enda argument on nagu natukene, teed endale karuteene enda argumendiga, sest me ei mängi mustada mattide peal. Äkki peaks tegema? Kosmos? Void? Lihtsalt must? Lihtsalt must. Nice. Aga jah, see on võimaliselt, käisime selle punkti juba läbi ka enne. Ja me alustame mingi 3 korda rääkida juba. Üks on väga huvitav, järgmine väga huvitav. Age of Sigmari maailm on huvitavam kui 40K maailm. Okay. See on nii maitse asi. Ma üritasin
ma olen nüüd AOS-i mänginud ka, mul on AOS-is oma üks uhke Dataskeini armee. Üritasin AOS-i loori natuke vaadata ja see tundub nagu nii abstraktne, kui see on õige sõna, et teda, okei, fantasy, see planeet, kus nad hävitati ära, Sigmar kuskil kosmoses hõljub ringi, siis tuli mingi draakon talle, et kuule, meil on mingid realmid kuskil, mis on kogu aeg eksisteerinud, et tule vaata, mis toimub saata, et Sigmar, siis ma ei tea, ongi müstiline Sigmar käib ringi ja siis ta leidis oma teised kaose või teised jumalad üles, mingid moratid ja need nakassid ja siis nad tegid mingi Avenger tiimi endale ja siis nad valutasid kõik need realmid ära uuesti, siis läksid omavahel tülli, siis tuli kaos, kes valutas need realmid ära ja siis kõige parem ongi see, et kui võtame niimoodi, et kui need realmid on siis nagu, realmide vahel saab liikuda, toome analoogid, on nagu planeedid, mille vahel on mingid täheväravad, mille vahel saab minna ja reisida ja siis on nagu võitnud sul relmides, siis kui see kaos valutas nad ära, siis Sigmar siis vaatas, et ahah, mul on armeed vaja ja siis ta nagu hakkas vapramaid sõdurid värbama, kes surid lahingus, kustutas nende varasemad mälestused ära ja siis ta tegi neist Sigmarin Stormcastid. tegi meist Sigmarinid tegi neist ja valutas selle tagasi. Ühesõnaga, mul on tunne, et AOS-i loor nagu tahab nagu olla rohkem 40K, sest et planeedide valutamine ja realmid ja siis on Sigmar oma, Sigmar on siis nagu emperor ja ma ei tea. et mul on nagu, tõesti võib-olla ma ei tea nii palju sellest, aga mul nagu kõrvalt vaatan ja kiirelt peale, kuna Sigmar ei ole niisugust ankru kohta, kus kinnakate reaalsusele. Fantasy's oli see, et sul oli planeet, poliitilised intriigid on ja mingi, see kaart nägi välja nagu planeet maa peaaegu. 40K, tegelikult loori alguses mõttes on nagu kõige meie tulevik, et on neid ankru kohta on päris palju. AOS-is ma ei leid, see on lihtsalt mingi müstiline Sigma käib ringi ja mingid jumalad ja teevad mingid trikke seal ringi, et mul oli nagu väga ühesõnaga ma ei nõustu sellega, aga see on jällegi minu probleem. Ei, tead, see on ka nagu see kuulaja ka käsina pannud, et see on nagu väga niisugune personaalne arvamus, mida sa arvad, et kui ma võtan mudelite poolest AOS-il on ägedamad mudelid, disainerid saavad seal rohkem rõõmu tunda, teha põnevad asju niimoodi, aga maailma mõttes ma ei oska midagi öelda, ma olen vaadanud Age of Sigmari maailma, kui ma vaatan iga kord, siis mõtlen, seal Kislev, mis on palju ägedam, ma tahaks selle kohta hoopis teada, miks ma seda Watertowni ja Old World'i siin vaatan. või need, mis need draakonid just tulid ka, mis tulid välja need uued, kes on see Hiinast pärit vennad nagu need, mul on see, et Age of Sigmar oleme inimest, minu jaoks on jällegi 4K huvitavam. Oleks argument olnud, fantasy on parem kui 4K nagu maailm, siis mul oleks nagu raskem, sest ja, fantasy, ma fantasy kohta väga palju aga peale vaates tundub äge, fantasy tegelikult tundub äge. Aga kuule, kui sina arvad teistmoodi, siis või sina kirjutasid selle, siis seleta meile lahti, miks on Age of Sigmari maailm ägedam kui 4K. Me oleme täiesti avatud meelega, hari meid, kui meile see arvamus meeldib, lihtsalt ei loe seda. See on jälle üks näkene küsimärgi punkt. AES võiks olla lubatud piraatus Hiina prokside teemad. Mida rohkem need alternatiivid on teada, seda avatum on hobi. Siis inimesed ei ole sama palju tagasihoitud ka raha poolt. Vahapeedest räägime nagunii, toome teised ka. Nii, siin on paar põhjust, miks ei räägi. Me räägime Vahapeedest samamoodi, nagu me räägime Pirate Bay'st. See sait on olemas, aga me ei lingi seda. Me ei pane ühtegi linki sellele asjade. Me teame, et see on olemas. Kes tahab, läheb otsib ise välja, see on tema enda valik. Me ei pane linke sellele. Teine asi on see, et kui me hakkame jagama piraaditud faile 3D, mis on 3D prinditavad Games Workshopi skännitud failid, umbes mingi Space Mongolid selles faasis, Space Mongolid mingi polteriga. Ja Games Workshop tuleb ütleb mulle, et kuule, et sa jagad selle piraaditud faili, mida te meie failid tegelikult või meie mudelid, mida te 3D prinditid, see on piraatlus, ütleb, pane kogukond kinni, ma panen kogukond kinni, ma ei hakka vaidlema, ma ei lähe korporatsiooni vastu niimoodi. Ehk, ja teine asi, ma ise ei ole Hiinast tellinud, aga mul on sõpru, kes on Hiinast tellinud. ja siis on see, et tegelikult ma ei soovitaks mitte ühelegi uuele algale kohe võtta Hiinast miniatuure, sest see kvaliteet, mis sa saad, nõuab väga palju juba oskust hobis, kus sa pead ehitama, puhastama, siis sulle tuleb kilekoti täis väikseid juppe ja mitte mingit õpetust. Ta pead ise välja mõtlema, kus kokku panna, kus õpetus saada, kus kokku panna. Sa valet jupp järele lõikaks ja kui oleneb kvaliteedis. Ehk see on pigem niisugune lõks, et jah, rahaliselt ta ei ole, raha eest oleks odavam, aga see ajaliselt sa maksad aja ees, ajaga maksad selle ehitamise pealt, maksad ajaga.
ehk kumb sul ongi see. Ja uutel inimestel lihtsalt näidata, näe, Brain Gamesis, Mabrikus on see karp olemas, osta sealt olemas, lihtne. Ja kui sa tõesti tunned, et sa tahad jagada, selle jaoks ongi Discordis teemid. Meie vastutamise teemidest teed, mida sa inimesele otse lingile saadad. See ei ole meie tea, aga serveris avalikult üks asja me ei jaga, üks asja me ei tee. Et me ei too neid punkte, kui tahad, sa võid ise ühe kogukonna luua, kus sa jagad piraaditud faile, see on sinu valik. Ma korra nagu kommenteerin, mulle meeldib see sõna Hiina prokside. No, need ei ole proksid, need on puhtalt üks-ühele mudelid, mis on varastatud. Jah, ja sama Need ei ole proksid. 3D prinditud resin mudelid ka, mis on nagu 3D skännitud sisse resiniga prinditud, see on samamoodi. Või Hiina prokside nagu jagamine ei ole keelatud meil. Aga need ei ole Hiina proksid. Ei no selles, et nagu Hiinast tehtud mingi teistsugune Space Warrior, nagu mis ei näe välja nagu Space Marine, no okei, proksi, ma norin selle proksi sõna kallal. Aga mis on nagu oluline tegelikult on mitte ainult see GV, nüüd tuleb aeg kinni, pigem on see moraalne aspekt on ka oluline minu meelest, kuna meil on tegelikult ju kunstinimesi tegelikult diskursil päris palju, kes võib olla ka nii, et isegi, kes mõni isegi elatist teenib kunstiga või oma loomega. Siis tegelikult tooret lihtsalt ju, et see, et GV korporatsioon on, see ei tähenda seda, et tema autoriõiguseid rikutakse sellega. Et see nagu, siin kohal on küll see mustvalge, et varastamine ei ole kunagi nagu hea. Ja kui me nüüd kõik, pluss see sellegi, mis sa tõid välja, PG-st Mabrikust telli osta asju, et kui me nagu ei telli Hiinast seda kraami, siis me saame toetada oma kohalik hobipoode, kes seda toetust nagu väga-väga vajavad. Ja eriti tuletan meelde, et Brain Games on alati meie üritusi toetanud, nad on alati olnud nõus aitama, nad ei tule küsima midagi vastu meilt. Ja selles mõttes, kui meie neid ei toeta, siis nemad lõpetavad ka meie toetamise ära. Et selle tasub ka mõelda, kui sa ostu teed. 4K Geldim võiks olla lahjendatud ja algata suunatud 40K laadne kogemus. Kallis kuulaja, mul on sul halb uudised. See oli. Geldim 1 oli 4K lahjendatud versioon. See oli kõik 40K reeglitega natukene muudetud ja see oli väga katkine igav kogemus. See ei olnud üldse huvitav. See olid seinad asjad, näiteks Harlequinid said lennata, mis tähendab seda, et sa said läbi, ma ignoreerisin kõike maast, kus lauale pandi ja ma tegin charge'in 3D6, charge'isin läbi selle väikse laua. Ja see oli väga igav kogemus, ausatades. See, et Guildim läks oma reeglite peale ja oma asjadega, kas ta on keerulisem kui 4K, see on suure tõenäosusega, aga ta on parem kogemus. Ma arvan, et ta ole keerulisem. Ta on teissugune. Ta vajab rohkem mõttejõudu, nagu ma olen aru saanud, et rohkem ajuressurssi. No võib-olla aga jällegi, me tahame siin kohal, kuna need 2 mängu niivõrd erinevad, siis tegelikult ei saaks neid ühte paati panna. Ainult käsi, mida tegavad omavahel mudelid. Et kui tahetakse nagu 40K laadset kogemust, no siis skirmismäng ei ole see koht, kus ta otsida. Selle jaoks on meil Combat Patrol. Äkki järgmine edition teevad selle Combat Patrolli veel paremaks, nii nagu on Spiired, on populaarsem, aga on olemas, selle nimi on Combat Patrol, kus saab nagu mängu selleks. Combat Patrol vahest lihtsalt natuke nagu balanssi läbi vaatamist, et uued karbid tulevad rohkem balansseeritud, et ei ole nii palju tank, ei ole siis suuri asju, ei ole siis, mis rahaliselt väärtus on jama, aga Combat Patrolli mõttes on nagu näha, et ta vahest nagu väiks balansi läbimõtlemist ja missioonid läbimõtlemist vahest korra nagu uuesti. Ja ma olen küllaltki kindel, et GV1 edition tuleb parem see. Et siis nad kaotavad need Combat Patrolid ära, mis 9. tulid, kus olidki mingid tangid ja asjad sees, need ongi, et ma arvan, et nende partei nagu mõtleb selle peale. Ma arvan, võtad see sama suuna, mis Age of Sigmaril ongi nagu väike oma game mode, kus on kõik see hing on olemas, aga samas on nagu lõbus ka. Väiksemad mänguformaadid on ka päris Vaaremmer, mitte ainult 2000 punkti turniiri grind. Seda mõttes me rääkisime ka tegelikult juba, et ma peaksin vastu olema sellele, aga... Oleme ausad, see on nii külm võte, see on see jälle see, et sa näed jälle ainult 2K mänge, sa ei näe mitte midagi muud, sa ise ei mängi ja siis sa jällegi on see, et mis mõttes ma kõige väiksem mängime ju, lihtsalt anna teada, et tahad mängida ja mängime. Ja ma räägin, et need Mabriku kolmapäevikud, seal mina koos Jaaniga ja veel osad käime päris regulaarselt ja me keegi väga ei mängi üle 1000 punkti seal, kui meil on, kas on boarding action või 1000 punkti. Ja need on väga, üks on 500 punkti ja teine on 1000 punkti, et mängitakse väiksem mänge ka päris pidevalt ja tihti. Et on jällegi see, et see on see, mis seal Discordist välja paistab ja inimene tegelikult ei ole nagu nii kõrtses
sisse süvenenud sellesse asjasse. Ja tihtipeale on see ka, et on mõned inimesed, näiteks mina, kes on väga nagu valju arvamusega asjadega ja mulle tõesti nagu alla 2K ei meeldi mängida, siis minu jaoks 2K on see põnev formaat, mis ma leian, et see on nagu see, et ma saan nagu erinevad action'id teha, mul on põnevam, mul on huvitavam. Ma loodan, et see nüüd uuele kaardil muudab seda, et 1K muutub minu jaoks ka huvitavamaks. Aga see, et kui seal on paar väga valjut inimest, ei tähenda kõik oleks sama arvamusega ja see olekski ainult nagu see normaalne standard. Kõige olulisem määrav turniiri peaks olema sportsmanship väärtus. See on minu jaoks väga kõrvetav arvamus ja ma ei hakka seda ise kaitsma. Mina ei ole sellega nagu üldse nõus. Minu jaoks on best sportsmanship, kui sa kõik inimesi tunned, on populaarsuse auhind. Sa hääletad nende inimeste poolt, keda sa tunned, sa hääletad nende inimesed, kes sulle meeldivad, võib-olla mitte need inimesed, kes sa mängid. Ja näiteks kui ongi mingi hästi populaarne inimene kogukonnas ja 3 inimest mängite vastu, ta meeldib kõigile, siis nad hääletavad selle inimese poolt, siis ta meeldib lihtsalt neile. Mitte võib-olla, et mäng oleks kõige parem olnud või midagi taolist. Sellel on oma väärtus turniiril, et see peaks olema auhind, aga mitte kindlasti parem, kui top 3 peaks saama. Ja tihtipeale on ka see, et segment Rebel 1 tegimegi vea, kus me see, et me lasime kõigil hääletada kõigi poolt nagu selle parima sportsmanshipi poolt. Ja muidu pole midagi hullu, aga üks asi tuli välja. Smithi mängis ühe mängu ja siis ta langes turniirilt välja, siis meil üks inimene langes välja ja ta sai 2 häält. Ja siis oli nagu küsimus, et noh, mille pealt me hääletame. Et see ei ole minu ees, kõigil peaks olema hea aeg, see peab hea vastan olema, aga see ei tohiks olla parima hund. Ja ma olen ka täiesti nõus, et see on nagu, esiteks, noh, see on turniir. Turniiriks, kus me tahame saada parimat mingisuguse aspektis, see ei ole turniir, et kes on nüüd kõige sõbralikum mängija, nagu või see, et see ei ole nagu fookus, see ei oleks kõige tähtsam. Esimene turniiril kõige tähtsam on see, kes on kõige parem mängija, esimene koht on kõige tähtsam. See best sportsmanship, jah, võib sinna kaasas käia, on mul okei. Ja noh, kui võib-olla ongi jah, et see, ja siis saavad häätada siis need, kes on mänginud konkreetse inimesega, näiteks kes kogu saab, et Sven on seda tegelikult suhtult hästi teinud oma üritustel, et on ka fine olnud, et no, kindlasti ta on oluline aspekt, et kõik oleksid vahved ja toredad, sõbralikult mängiks üksteisega, aga ta ei tohiks olla nüüd see fookus, mille pealt me vaatame, kes nüüd on kõige parem. No, see tohiks olla fookus, mille jaoks me sinna kokku tuleme. Ja see on nagu tunneme, et ta ei peaks olema nagu turniir või mingi mängupäev. Ta peaks olema nagu teise fookusega üritus. Kui sa tahad niisugust asja vedada, on minu mõte. Ei, jah, ta on niisugune samamoodi on asi, nagu best sportsmanship on samamoodi on see parim väritud üksus või armee. Et kui sa seda kindlalt ära ei defineeri, mille alusel see saada, siis ta tegelikult on ka kohati võib olla populaarsusvõistlusega. Jaa, selle ka nõustun ka, et selles mõttes, et neil on oma koht, aga mitte kindlasti top auhindades. Jah, et on ägedad lisaelemendid, mis võivad kellelegi rõõmu tekitada. Tegelikult me oleme mõned mööda pannud. Kõige tähtsam on puulusikas. Ei ole. See on, mulle väga meeldis. Küpsis tegi meile väga ilusa puulussu, mida ma oleks tahtnud endale saada, aga kui ma oleks viimase koha saanud, ma oleks väga õnnetu olnud. Minu jaoks on see, et ma olen turniirile, ma tahan puulussut võita. Noh, okei, tubli oled siis, sa oled väga maha tehe, nagu, mida sa sinna tegema lähed? Jah, ei, see mõttes, et ei ma nagu jah, et selle saamine oli kõige olulisem. See, et on oluline. Jah, see on oluline, et see viimane koht peab ka ikkagi hea tujuga ära minema, see on tähtis. See on tähtis, aga see, et ma olen selle eesmärgiga seda sinna saada, siis on see, et oled nagu, et noh, võid nalja teha, aga kas sa mõtled tõsiselt ka seda või? Jah, et see, et sa kaotad kiiresti, tegelikult ei ole hea teisele mängile ka. Jah, ta ei saa head mängu. Ta ei saa head mängu, ta ei tulnud selleks sinna, et siin türn 2 ära võita. Aga Marek, räägi, milline sinu lemmik nendest oli? Kõige lemmikum must oli see koht, kus tegelikult me rääkisin ka sellest juba natukene, et see, et Primarchid on rämps. Nende pojad on palju ägedamad. Et ma olen 100% nõus. Liiman Rassi või tagasi tulla. Logan Grimna võib ära surra ja Ragnaris saab uus chapter master. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et ongi see, et need just 40 kaas. Need tegelased on juba nii palju, kes nad juhivad neid chapterid ja leegionid ja warbände on nagu nii juba, noh, selle luu küljes on nii palju liha juba, et pigem võiks nagu nendega edasi minna, sest et noh, need Primarchid, nende koht on 30 kaas. Jah, või siis oleks see, et üks Primarch mõlema poolel ja see Primarch saab iga selle Imperius armeega liituda, et ongi nagu juhib seda, aga siis ta peaks... Ja, ma tahaks ka... Toppil ei tohiks. Sest, et Ultramanid on juba oma Kalgarite ja oma Ventriustega ja oma Katostikaariustega. Sulle rohkem nimelisi tegelis kui mulle.
ega Ultramanid ka ei jää väga maha sellest. Ei jää, neil on väga palju nimelisi tegelasi. Et nad on Ultramanid on juba nii kägedad juba ka ilma selle ilma Gillimanita. Ja selles mõttes ma oleks õnnelikum. Ma tegelikult ma vahest loodan, kui tuleb uus Balance Statasit, et äkki Gilliman muutub nii halvaks, et ma ei pea teda võtma enam, sest ma ausalt ei taha teda enam armeesse. Aga ta on liiga hea, ma ei jäta ta koju ka, sest mina olen ainult see, kes mängib võidu peale. Space mind ei huvita. See, et sina lähed nuttes koju, on sinu probleem. Ise oled nii õrna hingega. Jah, täpselt, mina lähen võiduga koju. Minu jaoks oli Pile of Shame'i, et Pile of Shame'i ei ole nunnu, see on tarbimiskultuuri manifest. Ma olen väga nõustun, mul on hea meel, et keegi vähemalt Discordis ka nõustub minuga sellega, sest minu jaoks ka, ma ütlen ausalt, veel üks kõrvetav arvamus on see, et kui inimesed panevad, et hobi jõudis, panevad mingi karbi hunniku, panevad sinna hobikanalisse, et siis kõik hääletavad üles, see on nagu see, et mida me kiidame. Kas me kiidame seda, et sa raiskasid oma raha ja sa said lihtsalt mingi karbi kätte? Pane see karp kokku, pane mingi värvi peale, et siis postita, näe, ma sain kätte ja mul on juba kokku pandud. Päris äge, sa tegeled sellega juba. Aga lihtsalt see tühja karpi, mul on nagu siin nädala jooksul sai 4 karpi. Ma ei postita enne midagi, kui nad väga koos või krundid või ma olen midagi teinud nendega. Siis panen, et Forbitooris, näe, kuule, ma siin nagu uus mudel, ma teen sellega, tegelen. Mis me lihtsalt kiidame ostmist? Ei, selle kohta ma ka nõus, et need karpide pildid on suhteliselt väärtustada nagu nii meie omas kui ka mingi Discordis. Ja Redditis on kõige hullem, kus panevad, et ma alustasin armeega mingi 15 karpi, ma näen, ta ei jõua mitte kunagi see kuhugi, ta ostis korraga nii palju, ta ei jõua alustada, tal tuleb see plokk peale, kus ma ei jõua valmis, ma ei jõua mängima ja siis see jääb pooleli ja siis ongi see hunnikute karp. Jah, okei, ma olen ka pannud karbis piltega, aga see oli Thunderhawki pilt, et ma mõtlesin, see sobib. Ühesõnaga, kui sa piisavalt kalli asja ostad, siis see lubatud. Siis on fine. Ja, siis on fine, aga kui sa ostad üks odava asja, mingi lihtsalt 50 euros mudelite karbis, see ei ole fine. Aga ei, ma olen ise ka seda teinud ja aga tõesti tunne, et ma ei ütle kellegi halb oleks, lihtsalt see minu isiklik arvamus. Kui sa paned see pildi, ma ei lihtsalt ei hääleta üles, ma lähen edasi eluga, ega ma ei hakka keelama, see on sinu, kui see tõesti toob sulle rõõmu, selle karbi panemine ja sa hakkad selle tegelema, anna minna. Aga ära pane lihtsalt seda karpi kuskil riiulisse seisma. See on minu nagu mõte. Aga minu poolt ongi, käisime 29 punkti läbi. Päris palju, osa läks päris pikaks, aga ma loodan, et meil kuulajate meeldis, kui te meeldis, andke teada arvamusest, võib-olla äkki teeme kunagi tulevikus veel midagi taolist, kuidas meeldis, mis ei meeldi, kas on argumendid teid nõrgaks, siis ma alguses plaanisime natuke teistmoodi teha, et mina olen mina toetan seda punkti, mis see inimene pani siia, üritan positiivselt panna, Marek siis hakkab seda maha tegema, aga reaalselt see, et palju punktiga me kas nõustume või ei nõustu kumbki sellega ja mõned punktid olid lihtsalt nagu nii külmad, kui külmad said olla. Jah, et enamustega tegelikult kui seda enamus hot tegid olid siuksed, millega tegelikult kõik nõustuvad või enamus on nagu nõus. Aga siin oli mõni ka päris healiga, mis oli tõesti tunned, et see on päris hea. Me konkreetselt ei toonud välja nüüd, mis on kõige hotim või osadel ütlesime, aga tegelikult saab seda mõelda niimoodi, et mille üle me rohkem arutasime. Sealt saab seda kuumust võtta. Ja sa võid ise ka teada anda meile, mis oli sinu jaoks kõige kuumem võte. Kirjuta sinna alla hobikoda alla, et kuule, minu jaoks kõige kuumem võte oli see, et mis sa arvasid. Kui sa meiega ka ei nõustunud, anna teada, mis me nagu valesti saime aru või millest me üldse aru ei saanud milleski. Ja, just see Age of Sigmari loori kohta ma tahan küll teada, miks ta parem on. Täiegi mind ja Maarekit ja seletage lahti, miks ta on ägedam kui 40K, mis ta ägedamaks teeb. Kes teab, äkki me võtame raamat ette, loeme seda raamatu läbi, võid raamatut soovitada või punkti, et mida me peaks harima ennast, et see aru saada. Aga minu poolt aitäh kuulamast ja ongi kastis.